Nii, käidud. Prillidega on siuke lugu, et keegi ei tea. 0,5. Põhimõtteliselt nagu ma mõtlesin, et mul on viimase ajal pea valutanud lambist enne. Ja ta ütles, et see võis olla sellest, et võib-olla sellest ma pingutan nagu enne väikseid kirju lugedes. Aga ma ei tea, tegelikult ütles, et võiks minna sügisel tagasi. Hästi tore, see silmaarst oli. Seletas kõik ära ja ütleski, et võib-olla sügisel tagasi minna ja siis vaadata, mis seis on, et praegu on valgem aeg, siis võib-olla on nagu rohkem vaja, et ühesõnaga ma ei tea, vaatame, mis selle asjaga saab, aga Takost sain ühe T-särgi valge, tavalise 2,99, tegelikult oli üks 3,99, mis oli nagu paremast materjalist minu arust. Aga selle ainukesel minu suurusel oli plekk peal ees. Ja siis ma võtsin selle 2,99, sest ma tahan niikuinii põhiliselt seda sinna kleidi alla. 2,99, ma arvan, väga okei investeerida. Võt. Ja nüüd ma olen koju, sest mul on kana ahjus. Ja ma ostsin täna ausalt öeldes Selverist selle mingi valmis maitsestatud kana, mida ma tavaliselt ei tee, sest et mulle meeldib endale maitsestada nii, nagu mina tahan. Aga see oli mingi küüs, nagu marinais kõlas hästi, pluss ta oli selle soodukaga. Tänase, või no mina ei tea, ma ei vaadanud, kas tänase või homse kuupäevaga siis. Ja mõtlesime, et sellega, kuna meil on üks päev tegime tortillasid niimoodi, et kanafileega on ja siis järgmine päev selle kana hakklihaga, mis soodukaga parasti on. Ja mul on veel mõned alles. Nii et poiss tahtis tegelikult riisiga. Niimoodi, et me keedame riisi siis puljongis. Ja mõned tortilla, need põhjad on veel alles. Et kes tahab, saab siis võtta ahjukana sinna vahele panna. Ja eile õhtul, kusjuures tegin üle pika aja, ma olen teinud tihti peale neid vanasti, tegin hästi tihti, lihtsalt nagu viineripirukad. Pühapäevaseks õhtusöögiks tegime lihtsalt pärmilehe tainas, natukene tainarulliga, lõikad väikesteks tükkideks ja väiksed mini-viinerid keerad sisse ja ahju 15 minutit, jumala head värsked. Need viineripirukad ja me saime neid terve hunniku, nii et neid on ka veel tegelikult alles. Sõitsin lillepoest mööda kevadlilli. Kevadlilli ka lähme ostma, kes mäletab, ma panin need pukspuud sinna sellesse nagu lillekasti maja, et ma mõtlesin, et paneks sinna vahele kevadlilled, kevadeks midagi. Aga ma ütlen, nii palju teha, nii palju oodata, et ma ei tea, millal me selleni jõuame. Aga mingi vlog võiks küll selles mõttes teha neid õue asju. Ma ütlen, me tegelikult juba ühe päeva koristasime aias, aga ma ei hakanud seal midagi filmida. Võitlesin vaarikatega. Käed on puruks täiesti. Ei peritilist, aga mul polnudki midagi öelda. Eks näeme, kui näeme. Tšau. Täna on neljapäev. Sõidan tööle. Väga ilus ilm on.
viimasel ajal vist on päris palju autobloogi selles mõttes, et või noh, üldse, ma ei teagi. Kogu aeg sõidan tööle ja koju ja tööle ja koju ja tööle ja teisele tööle ja kolmandale tööle. Aga eks see on meil kõigil nii vist. Et lihtsalt ma tavaliselt kasutan seda aega, et teiega rääkida, sest et esiteks on igav üksi sõita. Ja teiseks on see näiteks praegu, et täna mul on see täiskasvanute koolitamise päev ja siis ma olen nagu natuke rohkem pinges tavapärasest. Mis on tegelikult nagu alusetu, sellepärast, et ma olen seda juba aastaid teinud ja mul tegelikult ei ole enam seda nagu hirmu või no natuke on pinge alati ja natuke peabki olema selles mõttes, et mul on hästi oluline, et kõik tuleks hästi välja ja et oleks kasulik, aga samas mul on nagu see ka, ma tahan, et huvitav oleks inimestel, et kõik need kriteeriumid kaetud saaksid, et oleks niimoodi, et kelleltki meist ei minult ega tudengitelt see ei võtaks energiat, vaid annaks nagu energiat. Ja selles mõttes ma natuke on okei, ma arvan, et ma nagu mõtlen selle peale, aga ma proovin mitte üle mõelda, lihtsalt mu keha on harjunud vanast ajast harjumus, et sa harjud endale sisse mingite asjade pärast muretsema, mingite olukordade pärast, nagu näiteks avaliku esinemise hirm on ja, et kui sa pead hakkama avalikult esinema ja sulle ei meeldi see, siis su keha nagu meenutab neid või aju, ütleme siis eelmisi kordi, kui sa närvis olid, eks, ja siis nagu ta ütlebki, et okei, nüüd on sul see hetk, kui sa pead närvis olema, aga see aastatega ju läheb kõik nagu paremaks, sa harjud ära, aga su keha ja aju nagu on harjunud, et see on see stressisituatsioon. Ma arvan, et see nii on, ma ei ole mingi ajuteadlane. Aga mulle tundub enda puhul, et see niimoodi on. Aga jah, see on hästi oluline, et loengud ja kohtumised ja asjad, mida sa teed, nagu annaksid energiat, mitte ei võtaks. Nii palju kui võimalik, eks ta mingil määral ikka nagu võtab ka, aga mul eile näiteks oli just, ma rääkisin vist põgusalt, et ma liitusin Mulfesti turundustiimiga, mis on siis see üritus juulis siin Pärnus Koidula pargis. Ja eile meil oli nagu esimene kohtumine, koosolek nii-öelda ametlik. Ja sealt ma täpselt niimoodi tulin ära. Mul oli hästi palju mõtteid, mul oli hästi palju ideid. Peritiga veel arutasime siin eelmine reede, kui me tema juures käisime istumus või laupäev, ma ei mäleta. Reede vist. Et mul oli hästi palju mõtteid ja seal oligi nagu see tekkis see sünergia ja üldse kuidagi nende viimase aja tegemistega nagu tundub nagu mingid pusletükid või legoklotsid, mis olid kuidagi nagu kuskil vedelesid, need leiavad nagu õige koha. Et sobivad kokku ja iga nagu idee, mida võib-olla ei saagi, ütleme, kasutada, et mingid ideed, mis tundub nagu, et okei, et see ei tule välja või ei sobi või ei klapi kuidagi, siis ta leiab mingi teise koha, mingi teise väljundi ja seda on mul viimasel ajal hästi palju olnud. Mina see on hästi segane üldine jutt, aga lihtsalt mul on selline tunne, sest eile ka sealt koosolekult ma tulin, see oli nagu andis hästi palju energiat mulle ja hästi hea siukse vibe'i. Natuke nüüd kahju, et mul see nädal on nii palju tööd, sest ma ei ole jõudnud, kõik asjad on pooleli, see tapeedi maha võtmine ja värvimine ja kõik need asjad kodus nagu. Ma ütlen, mu eraelu kannatab tugevalt selle all, et ma tööl pean käima, ütleme niimoodi. Aga taaskord, see on meil kõigil niimoodi ilmselt. Aga ma mõtlesin ka jälle selle peale, et tulebki teha endale elu võimalikult mugavaks ja lubada endale mingeid asju, et just mõtisklesin selle üle, et mingid asjad on, et ikka ju räägime sellest, et võiks nagu kokku hoida, eriti kui praegu ongi niimoodi, et läheb nagu kuidagi raskemaks, et see hindade tõus ja need maksud ja kõik asjad mõjutavad tegelikult tugevalt seda majanduslikku seisu, siis mingid asjad, kui nagu vähegi võimalik on, võiksid nagu säilida ja mul on mingi 5 asja on sellised, mida ma mõtlesin, et need on need, mille pealt ma saaks kokku hoida, aga ma ei kavatsegi. Ma ei kavatsegi nii kaua, kui see võimalik on.
esimene asi on see kollagen, mida ma hakkasin jooma. See on täiesti selline asi, et ma ootan igal hommikul seda, muidu ma ootasin kohvi, nüüd ma ootan seda kollageni isegi rohkem võib-olla. Kui tahaks, võib-olla saaks isegi kohvi välja jätta, aga ma ei tea. Ei ole nagu vajalik. Kohvi selles mõttes on ka üks nendest 5 asjast ilmselt, või siis oleks 6 asja. Ja, et teine asi on nagu kohv, et hea kohv nagu õigel hetkel. Ja praegu on ju see, et on igas neid kofeiinivabasid kohvisid ka, et saab nagu juua isegi pärast lõunat veel. Muidugi pärast lõunat, ütleme niimoodi, et ma pärast kuskil 1 või 2, pärast 2, ütleme, proovin mitte kohvi juua, sest see tunnen, et see mõjutab mul seda õhtust magama jäämist, aga on erandeid muidugi. Siis üks asi, millest keegi küsis ka mingis kommentaaris, et miks ma seda kuivšampoonist ei loobu nagu, või miks ma ei selle peale. Ma ei mäleta, kuidas see oli nagu vormistatud see küsimus, aga igal juhul jah, see kuivšampooni teemal ja kuivšampoon on tõesti ka üks asi siis, millest ma ei ole nõus loobuma, sellepärast, et see on lihtsalt nii mugav. See on nii mugav kasutada, kui ei ole aega pealt vesta, kuigi nüüd, kui mul enam juuksepikendusi ei ole, jõudsin ilusti 40 minutit varem. Et kui mul juuksepikendusi nüüd enam ei ole, siis läheb muidugi palju kiiremini see peapesemine ja kuivatamine. Aga siiski on mingid hetked. Mina nagu tunnen ka, et minu juustel ei ole väga hea, kui ma neid väga tihti pesen. Ja siis kuivšampoon on selline asi, mis tihti päeva päästab. Et tahaks tegelikult katsetada neid, mis ei ole aerosooliga, aga ma ei tea, ma ei ole nagu ühtegi sellist pulber kuivšampooni näinud, mida oleks nagu niimoodi kiidetakse, et inimesed on hullult rahul, et ma ei ole nende kohta nagu väga uurinud ka. Aga jah, et kuivšampoonist ma ei taha nagu loobuda. Ja siis üks asi veel vist siis 5 nüüd on see, et meigikinnitusprei. Selle peale mõtlesin jälle täna hommikul, et mul on nagu see, et kui ma juba teen meiki, siis see kinnitusprei läheb sinna peale, sellepärast, et muidu ma ei viitsi üldse teha, sest et esiteks nagu niigi mul on kuiv nahk, mul ei jookse tegelikult meik sellepärast maha nagu niimoodi. Aga päeva jooksul ta ikkagi nagu kipub liikuma ja liikuma ka selles mõttes, et mul on see harjumus, kui ma mõtlema jään, siis ma hakkan nagu lõuga hõõruma. Ja lõua pealt on tihti siis esimene, kus mis meil oleks, kuna mul tegelikult nagu nahk nagu punetab, on ju. Või siukene on hästi õhuke näonahk, et need veresooned sealt paistavad läbi, et siis lõug on nagu punane, et see meigikinnitusprei tõesti aitab selle vastu. Et see meik mul püsiks näos ka, kui ma juba võtan aega teha. Tegelikult täna hommikul mul läks hästi kiiresti, ma just mõtlesin, et peaks vaatama, et kui võiks isegi võib-olla mingis videos proovida. Ma nii tahaks mingit kevadist meiki teha videos, et võiks proovida, et kaua mulle aega võtab, kui paneks nagu kiirendusega muusika taha teile ja vaataks, nagu ütleks, mitu minutit mul võtab see hommikune meik aega, sest see on mul täiesti nagu automaatne juba. Et kõik asjad on käe-jala juures ja täpselt nagu ühte sama asjad igal hommikul, et selles mõttes on see nagu jah, siuke mõte, mis mul on. Aga viimane asi, mida ma mõtlesin, millest ma nagu ei tahaks loobuda, mis on tõesti see, et nendest asjadest nagu esimene võib-olla, millest ma loobun, ma ei tea, kui nagu mõistlik või hea variant see on. Aga on see, et ma käin korra kuus kuskil väljas nagu söömas. Põhimõtteliselt ma mõtlen sellist, et lähed sõbrannadega välja mingisse mõnusasse kohta, veedad siukse ilusa pika õhtu, jood mingeid kokteile, sööd mingeid häid sööke, eks ju, räägid juttu. Et seda nagu korra kuus ma tahaks, et see oleks mu elus, ütleme niimoodi. Aga kuivõrd mul on ka palju töökohtumisi, on selliseid ka nagu kuskil kohvikutes ja restoranites ja söögikohtades sellised lõunakohtumised, et aega nagu kokku hoida või õhtusöögid, et siis
raha läheb sinna nagu ka ikkagi, on ju. Et kuigi need on nagu töökohtumised ja ma ütlen ettevõtjana, mul ei ole ju see raha, mis ma teenin, ei ole minu raha, see on ettevõtte raha, eks. Aga samas, kui ma need koosolekud teen nagu kogu aeg kuskil väljas, ma ei saa nagu enda mingisuguseid sööke ja kohvisid ja kõiki asju kogu aeg nagu, ma ei saa ju ettevõtte arvelt neid nagu maksta, nii et tegelikult ma lähen selles mõttes kulutan oma raha selleks, et teha tööd. Aga see on kõigil nii, eks see töö juures ikka ju ka selles mõttes sööd ja on nagu on. Mõned asjad on lihtsalt kergelt varieeruvad. Kas ma mõtlen, et kas meil on töö juures täna lahtiste uste päev? Vaatan, et vastuvõtt on alanud uueks aastaks. Juba tegime mingeid loenguplaane, reedel on üks koosolek ühe õppejõuga, kellega me koos hakkame ühte loengut veel tegema, siis 2007 või? Ülkoolis peavad olema kõik asjad ette paigas nii kaua, et sul peab olema põhimõtteliselt nagu ainekava paigas selleks ajaks, kui kes sisse astub, et nemad peavad juba nägema, mis aineid nad saavad, on ju. Aga kui neil on see 2. või 3. aastal, on ju, siis on niimoodi, et nad astuvad alles nüüd suvel sisse, aga meil peavad ained olema tehtud mitu aastat ette, sest et nad tulevad ja tahavad teada nagu, mis aineid nad võtma hakkavad. Ma ei tea, kas see on nüüd väga igav tööjutt. Aga jah, tegelikult on see, et ma peaks minema siit, eks ema on tööl. Nagu ta autot. Helistan emale, küsin korra, kas ta on siin. Teen kiire kohvi enne. Lähen panen oma asjad valmis ja siis teeme ära selle asja. Täna mitte midagi muud mul plaanis ei ole. Pärast koju minna. Midagi nagu kodus pidin tegema, koristama niikuinii eile. Mul läheb ju poiss mu emaga reisile, nagu kinkisime sünnipäevaks talle Stockholmi reisi, lähevad lennukiga. Ja homme lähevad. Ja eile õhtul avastas, et pass on kadunud. Täiesti lõpp. Me keerasime terve maja pea peale. Ja kui meil on niigi need kastid kõik praegu seal mingites tubades, mis on nagu remondi eest ära tõstetud, see on lihtsalt karaul, mis seal toimub. Aga õnneks Rando leidis üles niimoodi, et mina andsin juba alla. Ma reaalselt nagu. Ja ta leidis tegelikult ühest kohast, mille me olime läbi otsinud, mis on üliveider nagu. Aga poiss oli ise pannud sinna üks kohta, kus ei olnud tegelikult passi kohta. Aga jah. Ei taha minna. Tegelikult ma tean, et saab tore olema nii ka ju. Aga selles mõttes, et kui peaks tööl käima, ei käiks ju. Ma ei tea. Mina vist üldse ei käiks. Või mina ei tea. Igav hakkaks mõne asja võib-olla käiks teeks. Aga praegu ma lihtsalt räägin selle pärast, et rääkida, et ma ei peaks liigutama. Aga ma helistan emale, vaatan, kas ta on ka tööl ja Lähen hakkan peale. No tšau. Tehtud. Ja tuli välja. Selles mõttes, et läks hästi. Mulle meeldis. Väga lahe seltskond oli ja teist korda kohtusime nende osagadega. Mul on varem olnud. Väga tore. Mul on tuju hea. Sõitsin siis nüüd, sõidan kodu poole läbi ranna. Ja ma sõidan kogu aeg siit kaudu talvel ka, ja nii lahe on vaadata, kevad on käes. Nii palju on inimesi. Nii mõnus on kõik jalutavad. Päike paistab. Tegelikult on ainult 5,5 kraadi sooja. Et väga soe nagu ei ole. Aga kõik on kohe kuidagi väljas ja see Pärnu rand on nii lahedalt nagu muutuv asi, et see koht on sama, aga see, kui palju ta kasutatakse, on nii erinev aasta aegade lõikes, et nagu täiesti erinev asi oleks. Ja mulle meeldib, et saab jälle päikseprillid ette panna. Ja ma üldse mõtlesin, et nüüd on ju see, et ma rääkisin siin millalgi kevad garderoobist, mida tahaks kevadel kanda, aga tegelikult sellega, et see kasukate aeg nagu läbi saab, tuleb nagu see aeg ka, kus on nagu igasuguseid aksessuaare saab hakata kasutama.
rohkem nagu päikeseprille, et mõtlesin, et täitsa selle üle, et peaks sellest ka mingi hetk rääkima, kuidas nagu, sest ma olen hästi selline muidu üsna basic riided, et tumedad püksid ja hele särk või heledad püksid ja tume särk või kuidas iganes, aga et ühesõnaga riided on siuksed nagu tavalised suhteliselt üldiselt. Aga lahe on neid mingisuguste selliste pisiasjadega nagu elavdada või tõsta või iseloomu endale natuke anda, lihtsalt teha mingist täiesti suvalisest riietusest nagu selline asi, et sa näed välja, nagu sa oleksid mõelnud selle peale, mis sa hommikul selga paned. Et kui teil on mingeid nagu aksessuaare või asju või nippe, kuidas teie kasutate, ma jumala huviga ootan, et äkki keegi viitsib kommentaari midagi kirjutada, mis on nagu selline asi, mida sa alati kasutad või mis meeldib. Või ongi nagu päikseprillid või mingi, nagu mul on, ütleme, värviline käekott, eks ju. Sa võtad mingi värvilise käekoti, paned selle tavalise riietuse juurde, see juba teeb natuke põnevamaks asja, eks. Et kui teil on nagu mingeid lahedaid mõtteid, siis ma jumala huviga ootaks. Aga jah, nüüd sõidan kodu poole. Homme jälle loengud, et eks vaatame, kas ja mis ja millal ja mida ja. Aga kevad on. Äge. No tere hommikust. Sõidan mina siis tööle jälle, nagu meid ka teeme, eks ju. Ei ole täna seda powerit. Ilm on selline, nagu need kevadilmad on, et küsid äpi käest, et kas täna tuleb lund, vihma, tuult, päikest, sooja, külma, ilmaäpp on nagu jaa. Mis lapsele lasteaeda selga panna, keegi ei tea. Mis endale selga panna, keegi ei tea. Jube, praegu panin just My Hitsi kinni, nad hommikuprogrammis rääkisid seda, et mis harjumused on su elu muutnud nagu paremaks ja siis saatejuht nagu ütles, et ta õde oli rääkinud, et tal on see harjumus, et kui et otseselt nagu kui ei korista, siis ikkagi kui ühest kohast teise liigud, võtad mingid asjad nagu näppu ja paned õige koha peale. Ja mul on täiega see sama selles mõttes, et ma ei tea, mis muidu toimuks reaalselt, aga ülilahe oleks, kui see kõigil peres oleks siuke harjumus, sest ilmselt, kes teavad, kellel näiteks trepp on kodus on ja siis emades ja rahvusvaheline märk, et midagi tuleb üles viia, et sa paned trepi peale, aga ülejäänud pere arvab, et see on nagu siuke lõbustus, nagu takistusrada, vaata, kus tuleb mööda saada. Ja siis ikkagi lõpuks viid ise need asjad ära. Aga jah, pärast tuleb jälle minna koju koristama. Aga vähemalt on mul täna reede ja mul on väga vaja nädalavahetust, sest et mul oli kord kuus on kevadhooajal siin selline pikk nädal, pikk töönädal, palju tööd ja see nädal nüüd just see oligi ja mul tõesti on nagu nädalavahetust nii väga vaja ja puhata ja ma ei tea, mida see, kui palju ma selle tõttu kodus jõuan teha see nädalavahetus, et ma nii väsinud olen, aga vähemalt on reede, et ma tõesti praegu tunnen ka seda, et kuna ilm on selline ja ma olen väsinud, ma olen loengut andma, eks ju, ja ma ei ole sellist head tunnet või powerit, mida on tegelikult vaja ja mille pealt ma nagu adrenaliini pealt selle esitluse teen selles mõttes, et need pikad loengud on ikkagi nagu siuke monoetendus mõnes mõttes. Et sa pead vaatama, et publikut kaasa haarata ja et neil oleks huvitav ja kõik. Aga ei ole täna jah siukest tunnet, et läheks väga hästi, aga eks näis. Ma loodan, et nagu ikkagi läheb. Aga siuke Randoga just hommikul ütles, et on selline väsimus, et eile kella 10 ka põhimõtteliselt silmi lahti ei saanud, et töö juures magada enam vähem. Mul ka praegu on, aga see on sellepärast ka, et mul on, mitte sellepärast, aga ma arvan, et mul on D-vitamiin on otsas. Ja seda oleks vaja võtma hakata uuesti, et palgapäeval
tuleb minna seda vaadata. Aga mis nagu lahe oli see, et eile õhtul lambist mingi mõni tund ette mind kutsuti ühele veinikoolitusele Grand Cafe's ja ma ei oleks elu sees selles mõttes tulnud selle peale, et siuksele veinikoolitusele minna ise muidu. See oli magusate veinide koolitus ja mul nagu meeldivad sellised kuivad veinid, eks. Aga seal oli nii palju huvitavaid teadmisi sain igasuguste selle kohta, kuidas neid tehakse, neid magusaid veiniosasid tehakse näiteks hallitanud viinamarjadest. Ja nad sobivad hästi hallitusjuustuga. Aga jah, suur mingi juustuvaagen oli ja siis magusad veinid, ma ei mäleta palju tükke neid oli seal. Mina ei jõudnud ära tarbida seda juustu ega neid veine, kuigi igat ühte saad ju natukene ainult, on. Aga need tõesti nii ja selles mõttes need ei pööranud mind magusa veini usku, et ma ei hakka kindlasti magusa veini sõbraks nüüd pärast ja koolitus oli iseenesest ülilahe ja ma olen jumala rõõmus, et ma seal käisin. Pluss seal oli üks magus vein, mis oli hästi huvitava maitsega ja ta oli 2012. aasta vein, mis on mu esimese lapse sünniaasta. Nii et mõtlesin, et kuna need magusad veinid ju säilivad ka hästi kaua, eks, siis ma mõtlesin, et ma tellin neid veine mõned ja hoian selleks ajaks, kui ta 18 saab ja kingin talle 18. sünnipäevaks ühe. Ja võib-olla siis pakun desserdi kõrvale külalistele ka, see oleks, ma arvan, siuke tore asi, mida teha. Et selles mõttes on tõesti praegu nii hästi, et elu toob mulle selliseid huvitavaid käimisi ja tegemisi. Aga kuna ta toob nii palju huvitavaid käimisi, tegemisi, pakkumisi, siis järgmine nädal üks asi, mis mind, ma olen rääkinud ka, et need asjad, mis sa teed parajasti või mina siis teen, ei väsita üldse nii palju mind, kui need asjad, mis mul on tegemata ja mis on tulemas. Et mentaalselt need väsitavad mind palju rohkem ja nüüd ongi see, et leppisin ühe rahvusvahelise koolituse kokku järgmiseks nädalaks ja see jooksis kokku mitme kohtumisega täiesti lambist. No terve nädal ja siis kõik asjad on ühe päeva seal ühtede tundide sees nagu. Et nüüd ma pean tegelikult inimestele teada hakkama andma täna juba, et nad teaksid ette arvestada, et järgmisel kolmapäeval ma pean oma asju ümber tõstma. Ja see on väga tüütu, ma ei taha inimestele nagu ebamugavusi valmistada, et see nagu siuke nõme kohustus, mis ma pean ära tegema. Aga praegu ma jõuan kohe tööle. Jõuan pool tundi varem. Ja siis tegelikult ma ootan juba seda, et ma saaksin istuda ja natukene lihtsalt heegeldada. Ma pean kasutama tavaliselt parkimiskohtadega nagu palun. Kehvasti, et ma pean võtma ära selle, õppejõududele pannakse, broneeritakse mingid kohad ja ma olen üritanud ikka mingi tavalise koha võtta, et mitte, et rohkem jääks õppejõududele kohti, aga praegu ma pean minema selle torbiku eest ära tõstma. Tore, aitäh, et te mind ära ootasite. Aga jah, pargin ära, lähen vaatan, kus ruumis mul on. Ma sõidan sealt torbiku raudselt maha. Lähen vaatan, kus ruumis mul on. Natukene aega heegeldan. Issand, märkmik jäi koju. Mis seal ikka? Siuke päev täna. Ma loodan, et sul on parem päev. Näed sa? Väga hästi läks. Super tore loeng oli.
ma räägin nii palju rohkem energiat jälle kui enne, mul on nii hea meel. Nii tore, inimesed on nii toredad ja kõik oli nii tore ja tore. Reaalselt, mul on nii hea meel. Mul on hea meel, aga nüüd on see, et vahepeal on niimoodi, et keegi kommenteerib mu videot ja siis mingit videot eelmist või üle-eelmist tuleb mingi teavitus ja et keegi kommenteeris, ma olen vaatan ja nüüd just oli Karina kommenteeris, et seda ma eeldan seda hapukapsasuppi, kui ma mainisin, et ma tegin hapukapsasuppi üks kord ja siis ta kirjutas umbes, et hapukapsasupp või mul tuli selle suppi isu umbes nüüd ja mul on nagu täiesti peks. Nüüd mul tuli endal selle mõtte peale räme hapukapsasupi isu, mis tähendab, et mul on siuke tunne, et ma arvan, et ma sõidan poodi ja lähen ostan jälle hapukapsast ja teen hapukapsasuppi. Nii tahaks. Suu jookseb vett. Vot. Aga ma tahtsin lihtsalt, tegelikult ma tulin lihtsalt ütlema, et nii tore, et loeng hästi läks. Sest ma tõesti nagu muretsesin ja ei tundnud ennast eriti motiveeritult ega nagu pigem mitte motiveeritud, vaid see, et ma ülesannete kõrgusel oleks. Seda ma ei tundnud. Aga õnneks läks väga hästi ja kõik on nii tore. Parkimise on käima. See meigikinetuspei, meigikirve. Aga jah, ja ma sõitsin praegu